Well, I'm Jane Goodall, otherwise known as Dr. Jane Goodall, and I'm here to talk about the importance of Earth Day and the kind of message that I would like to give to the citizens of the world. I think I was born loving animals. My whole childhood really was animals, animals, animals. There was one moment when I was in Gombe National Park and it began to pour with rain, and then the rain stopped and I could smell the smell of the wet hair on the chimpanzees, and I could hear the insects singing loudly, and I just felt absolutely at one, and it was a sense of awe and wonder. Out in the rainforest, you learn how everything is interconnected, and each little species, even though it may seem insignificant, has a role to play in this tapestry of life. What better day than Earth Day to really make a determined effort to live lives in better harmony with nature? Every single individual matters. Every single individual makes some impact on the planet every single day, and we have a choice as to what kind of difference we're going to make. Sel mõtisklusel ma loodan, et olete nõus kaasa mõtlema ja kindlasti saatma ka oma seisukohti selle teema kohta. On mitmed põhjused. Ühelt poolt on kahtlemata oluline arutleda selle üle, mis on meie aja kasutusega, mida me peame nii tähtsaks, et sellel või teisel liikumisel või nähtusel peab olema oma väljund, oma konkreetne päev. Kuhu selle juured viivad, millega see on seotud, kuidas Eesti, kuidas iga inimene meist tegelikult panustab sellesse, on kindlalt üks teema. Ja teine, mis vajab, ma arvan, arutamist, on kindlasti seesama suur vabadus, mis on tegelikult kalendri tähtpäevade juures olemas olnud vähemalt 20. sajandil ja kaasalt ka 19. sajandil, et inimestel on õigus valida, kas nad tähistavad, kui palju nad sellesse panustavad ja missugune on see nende panus, kuhu see tähistamine langeb. Ja ma arvan, et see on ühtlasi jätkuks ühele teisele teemale, mida me oleme arutanud paarikümne aasta eest alanud inimese, loomade ja keskkonna suhete vaatlemine, võttes taustaks kultuuritekstid, aga väga suurel määral siiski ka folkloorsed väljendused, folkloorsed liikumised, praktikad ja mõtisklused selle kõige üle. Niisiis maapäev. Viimastel kümnenditel on kesksesse seisundisse ka humanitaarias hakanud tõusma termin antropotseen, mis ei ole algselt ju humanitaartermin, vaid on võetud üle. Ja see ajastu nimetuste ülevõtmine, selles ei ole ju mitte midagi tavatut. Võib-olla tavatum on see, et see aplombiga välja pakutud termin ja selle esialgsed tõlgendused on andnud erinevaid tulemusi. Näiteks on ikkagi kahtluse alla seatud mitmelt poolt ja mitmel korral, kust täpselt algab see inimmõjuline ajastu, mis selle on kaasa toonud, missugune on inimese roll selles, aga eriti humanitaarterminina on tähelepanu juhitud ka sellele, et tegemist on poliitiliselt väga tugevalt laetud ja propagandistliku terminiga, millel on oma koht teatud kõneviisides, aga on kaheldav, kas see on tingimata teaduse diskursus, aga ka sellest on põhjust ja võimalik arutada hoopis eraldi teemana ja hoopis teises võtmes. Niisiis maapäev. Esimest korda toimus 50 aastat tagasi
Selle aasta koroonapandeemia rikkus 50. aastapäeva suurejoonelise tähistamise ära. See oli üks paljudest üritustest, mis kolis ümber internetiavarustesse ja leidis seal oma väljundid. Tähelepanuväärne on kahtlemata see, et umbes 4 aastat hiljem kuulutati välja järgmine oluline tähtpäev. See oli Ühinenud Rahvaste Organisatsioon, kes leidis, et 5. juuni võiks olla keskkonnapäev. Ja sellest peale on seda tähistatud keskmega erinevates riikides ja keskmega erinevatele teemadele. Võib-olla maapäeva üks huvitavaid ja olulisi külge ongi see, et ta on 50 aasta jooksul jäänud samade kesksete põhimõtete ja tegevuste juurde. Neid on mõnevõrra ajastu kohaselt mugandatud või muudetud, aga üldine põhistruktuur on ikkagi jäänud samaks. 90. aastatel lisandunud süvaökoloogia on suund, mis on ulatunud mõjutama ka Eestit ja Eesti mõtlemist. Kaia liikumine, mis sai alguse Illinoisis, on olnud seotud rohkem kliimamuutustega ja keskkonnareostuse vastaste probleemidega. Ka see on huvitav liikumine, millel on tegelikult paralleelhaarad, mis algasid iseseisvalt ja on seotud hoopiski terviseliikumistega ja esoteerikaga. Aga ka see on tänapäeval üsna tavaline, et head nime jätkub mitmesse valdkonda. 3. mail 2008 lülitus sellesse tähtpäevade või potentsiaalsete tähtpäevade sarja ka Eesti Teeme Ära. See üle-eestiline koristusaktsioon, millel esmakordsel tähistamisel juba või läbiviimisel oli väga palju vabatahtlikke. Ja ma mäletan seda üllatust, mitte seda üllatust 10 000 tonni prügi peale, vaid arvu, väikeste küünlatopside arvu, mis kokku koguti. See oli mitmed tuhanded, mille peale jäin pikalt mõtlema selle üle, et tõepoolest on nii toredad kõik järvekontserdid, Viljandi folk, kus pannakse, mitte ainult ei lennutata taeva alla, vaid pannakse näiteks veekogusse. Või ma olen näinud seda tegelikult mitme tähtpäeva puhul Põlvas, mitmetes teistes kohtades, kus pannakse lihtsalt küünlad veekogu peale liikuma ja see on imekaunis, nauditav, esteetiline vaatepilt. Kas ja kuidas need pärast kokku kogutakse, selle üle ma ei ole kunagi mõelnud. Ja pigem ongi olnud silmi avavad sellised koristusaktsioonid, mis toovad silme ette meie esteetiliste naudingute tulemused. Keegi peaks selle ju kokku koguma. Niisiis on see jõudnud rahvusvaheliseks. Selle juures on märkimisväärne see, et nagu paljude tähtpäevade juures, kui me võime vanade kalendripäevade juurest kindlasti välja tuua, et seal on kohalikul kirikul või kohalikul nii-öelda ülemvalitsusel on mingisugune oma roll ja innustus, siis paljude uuemate tähtpäevade juures me näeme, et institutsiooni või riikluse kõrval on olulisel kohal kogukondlikud liikumised ja konkreetsed inimesed. Ka Teeme Ära kampaania on seotud Rainer Nõlvaku nimega ja lõppude lõpuks on märkimisväärne, et seda aktsiooni on järgitud maailma paljudes riikides ja selles on osalenud ligikaudu 20 miljonit inimest. Miks nii palju? Miks neid järjest juurde tuleb? Ma arvan, et üks põhjus võib-olla on ka see, et ÜRO keskkonnapäevadel on väga kindlad, aga siiski kitsamad eesmärgid sageli. Võib-olla, et ka maapäeval on palju selliseid eesmärke, mida näiteks nagu rohujuurekunsti või
või nii-öelda community arti või vaeste aitamist, heategevuslikku külge, puude istutamisaktsioone ja kõike muud, et neid on väga palju, väga erinevaid ja nad ei ole meile korraga aktuaalsed. Aga üks ja konkreetne väike kogume prügi kokku võib olla piisava sõnumi tugevusega. Ei saa salata, et ka kliimaprotesti liikumised ja kõik muu on leidnud oma eestkõnelejad ja tegelikult väga paljus nendele rajaneb ka kogu praktika ja suuresti on see seotud ka mitmete kokkuleppeliste ühiskondlike liikumiste väärtuste ja sümbolitega. Aga tuleme tagasi selle sama esimese maapäeva juurde 22. aprillil 1970. Miks siis? Mis sundis inimesi siis järjekordselt mõtlema ja nõudma, et inimkäitumine peab muutuma, keskkonnaprobleemid on tähtsad ja olulised on selleks, et neid tagada ka poliitilised muutused. Maapäev on tänaseks suurim ilmalik tähtpäev. Seda tähistavad igal aastal miljonid inimesed ja tänaseks rohkem kui 190 riigis. Käivitavaks sündmuseks oli 1969. aasta suur keskkonnareostus USA-s, mis tõi väga teravalt esile selle, et mis ikkagi saab kogu selle suurte tehaste halva õhu, liigse keemia kasutamise ja ka sellega, kui juhtub mingi katastroof. Tore, laev läheb põhja ja suur osa merd on reostatud. Seda on väga raske peatada. Aga kui see muutub aina sagedasemaks. Nii et neid küsimusi, mis inimeste ees äkki tõusid ühe konkreetse suure katastroofiga ja aitasid formuleerida seda, mille üle oli pikemat aega juba mõeldud ja protesti liikumine toimunud. See oli kindlasti üks ajend. Aga tuleb öelda, et kogu keskkonnaliikumine ja maapäev tugineb väga tugevasti 60. aastate filosoofilisel mõttel, teadlaste tööl ja nende väljunditel, aga ka erinevatel sotsiaalsetel ja poliitilistel protestiliikumistel, alates sõjavastasest liikumisest, keskkonnaprotestid, hipikultuur, palju muud niisugust. Ka sellel liikumisel oli 2 algatajat, Wisconsini osariigi noor senaator Gaylord Nelson ja noor keskkonnaaktivist Denise Hayes, kes jäi pikemaks ajaks selle liikumise eesotsa, maapäeva eesotsa ja kelle tegelik üleskutsuv töö oli see, mille tõttu esimesel maapäeval osales 20 miljonit ameeriklast. Tookord 10% kogu USA elanikkonnast. See on hämmastav arv inimesi, kes tuli tänavatele, kes hakkas korjama prügi, hakkas rääkima, arutlema, nõudma, et midagi tuleb muuta. Mõned pildid neist algusaegadest, need on ju väga võimsad. Me näeme siin protesti demonstratsiooni jalgratastel, sest liikuge jalgratastega, ärge kasutage transporti, liikuge jala, vaadake ringi, saage aru, kus te elate. Olid ju ägedad sõnumid, mis ühiskonda viidi, aga ka prügi kogumise aktsioonid. Palju muud, mis tookord ette võeti ja mida on jätkatud. Selle aasta ehk siis 50. nii-öelda maapäeva tähistamise juurde kuulub üks osa vanu liikumiste osasid ja teine osa on uusi. Globaalne puhastuspäev algusest peale, et vähendada prügi, et parandada elupaiga kvaliteeti, ennetada seda, et ei inimestel ega loomadel ei ole enam elukohta, ei ole elutingimusi.
Selle aasta maapäev oleks pühendatud plastkottide ja kõige muu kokku kogumisele ja selle loodusest kõrvaldamisele. Earthrise, ülemaailmsele kliimamuutustele tähelepanu juhtiv alaliikumine. Aga väga oluline ka liikumise tehniline pool, tehniline areng. Näiteks seesama äppide ja erinevate teatamisvõimaluste loomine, selleks, et igal inimesel oleks võimalik teatada, mis juhtub keskkonnaga, milline on vee või õhu kvaliteet, missuguseid loomi või taimi tema läheduses leidub ja nii edasi. Kaasav aktsioon. Ja on veel paar liikumist, mille juured on kaugemas minevikus, aga mille iseloodsed linnaväljundid tekkisid taas 1960. aastatel. Üks neist oli kogukonna liikumine. Aitame üksteist, aitame vaesemaid, aitame neid, kellel ei ole võimalusi, aitame neid piirkondi ja neid inimesi, kes elavad lõpmata halbades ja keerulistes tingimustes, kellel ei ole võimalik haridust saada ja nii edasi. Ja selle lahutamatu komponent jällegi 60. aastate postuleering, väga edukalt tegutsema hakanud tänavakunsti, nii-öelda rohujuurekunsti kampaania, mis kutsus üles inimesi kaunistama oma koduümbrust, ise looma sinna pilte, värvima ja looma ebatavalisi aiakesi, linnakeskkonda, muutma selle omanäoliseks omaenda kätega. Ükskõik, kuidas see tase on või ükskõik, kuidas see siis täpselt välja peaks tulema. Selle sama maapäeva liikumisega on ühinenud ja sinna on väga oodatud grafiti tegijad, sinna on tegelikult oodatud seinamaalingute tegijad. Sinna on oodatud kõik need, kellel on tahtmine anda edasi sõnum looduse, kliimamuutuste ja kogukonna kohta. Me näeme neid tänavakunsti ja seinamaalingute levimisi mitte ainult Eestis, see on ju lõppude lõpuks liikumine, mille juured ja mille väga eredad väljundid, ka poliitilised sõnumid. Me leiame neid Lõuna-Ameerika erinevates riikides, Iirimaal, väga mitmes muus paigas. Ja praegu levivad nad omalaadse kunstistiili ja võttena näiteks diktaatorlikes riikides, Venemaal, kui me võime nii öelda, jah. Või ka Valgevenes, Ukrainas on grafiti ja seinamaalingud on aina suuremas kasvutrendis, nende kunstilisse sõnumisse suhtutakse suure huvi ja kaastundmisega. Kui me oleme rääkinud kogu aeg sellest, et need liikumised, neil oli suur mõju 1960. osalt 1950. aastate mentaalsuse muutumisel, kujunemisel, siis kahtlemata on väga paljud meist üles kasvanud looduskirjanduse ja loodusfilosoofia mõju all või vahetuslähenduses. Alates lasteraamatutest kuni nende kütkestavate teosteni, mida me oleme lugenud hiljem. Ja tõesti, Eesti looduskirjanikele on siinjuures pakkunud päris head konkurentsi suured loomadest ja loodusest kirjutajad. Väga paljud neist on Ameerika päritolu, aga olgu. See ei olegi oluline. Niisiis liigutavad loomalood, igasugused muud jutud ja kõik muu. Aga ma tahaksin juhtida tähelepanu vähemalt Eesti kontekstis hoopis ühele teisele teadlasele. Ma oleks pidanud siia tooma tegelikult pikema loetelu neist, kelle päevikuid, hundivaatlusi, ükskõik mida on avaldatud 60., 70. aastate ja hiljemgi
Eesti ajakirjades kas lisadena või mingil muul moel. On kindlad ajakirjad nagu Eesti Loodus ja Horisont, mis väga oluliselt aitasid kujundada inimeste mentaalsust või suhtumisi ja pakkusid väga palju põnevat mõtlemisainestikku. Valisingi selle tõttu välja Konrad Lorentsi, Austria loomakäitumise uurija, Nobeli preemia laureaadi. Austriast on tulnud väga palju filosoofe, väga palju mõtlejaid igale erialale tõepoolest 20. sajandil ja selline on ka Konrad Lorents, kellel mingis suhtes on seoseid ka baltisaksa ja Eesti kultuuriruumiga kaude niisuguses õpetlasvaates. Aga täpselt nii nagu Lorents ise sai püsivat innustust Selma Lagerlöfi, Nils Holgerssoni rännakutest. Ja see oli üks neid suundasid, mida ta asus uurima. Hanede käitumine. No loomulikult ei olnud need ainsad probleemid, mida ta uuris, mida ta järgis, aga ma arvan, et need 2 pilti on 60-ndatest, 80-ndatest aastatest seoses Lorentsiga meile kindlasti silma ette jäänud. Niisiis selles väga, väga ahtes, limiteeritud ja tsenseeritud kultuurivahenduses olid ikkagi inimesed, kes tõlkisid, Müts maha Tiiu Keskpaiga, Ain Rait Tiiru ja väga paljud ees. Meil on olnud väga head loodusloo õpetajad, bioloogiaõpetajad. Paljud neist jändasid õpilastega töövälisel ajal, kutsudes kokku küll linnu uurimiseks, küll lihtsalt ma mäletan meie väikesest Põltsamaa tingimustest, kus õpilased lihtsalt kutsuti kokku loodusviktoriinidele, põnevateks õhtuteks ja nii et tänu meie oma õpetajatele kõigele muule lisaks. Aga Lorentsi puhul siis tõesti see kultuuriruumi avardamine. Kõik see, mida ta leidis, millest ta kirjutas huumoriga või tõsiselt ja mis on tulnud generatsioonist generatsiooni meie inimesteni alates 60-ndatest ja juhin tähelepanu viimane uue eessõnaga trükk Salomoni sõrmusest ilmus ju 2018 ja selle juures on tuntud loodussemiootik Kalevi Kull oma vaatenurgast kirjutanud sissejuhatavaid tekste ja kommentaare. Aga kahtlemata ülemaailmselt, aga ka Eesti mõttes oli täiesti eriline sõnum Rachel Carsonilt, kelle 1962. aastal ilmunud Hääletu kevad oli silmi avav paljudele inimestele. Eesti keeles ilmus see raamat juba aastal 1968. Miks nii eriline? Carson uuris 50. aastatel keskkonda ja eeskätt, kuidas mõjuvad erinevad sünteetilised ained, pestitsiidid ja muu elukeskkonda ja missugused on selle kõige tagajärjed. Seesama Hääletu kevad oli ülimalt mõjukas teos. Ameerikas tõi selle ilmumine tegelikult kaasa põhjalikke muutusi. Avalik arvamus pöördus pestitsiidide ja mitmete kemikaalide vastu ja see viis, TTT üleriigilise keelustamiseni põllumajanduses. USA-s loodi Keskkonnaamet, Keskkonnakaitseagentuur ja see oli suur inspiraator ka keskkonnaliikumistele. Kui mõelda Eesti oludele, see on üks nähtus, mida me võib-olla saaksime kompleksselt, aga siiski raskustega uurida. Nimelt ma mäletan oma lapsepõlvest, et meie naabermajas elas noor mees, tõesti noor mees
ligikaudu 30-aastane, kes jäi pimedaks ja kellel olid pöördumatud tervisekahjustused, kuna ta oli üks DDT külvajatest põldudele. Neid lugusid DDT ohtlikkusest, ühtepidi sellest, kuidas ta on imevahend, imeravim, aga teistpidi, millised tagajärjed on DDT-l. Võib-olla, et mingis suhtes mõned jooned meenutasid isegi MMS-i ja kloori viimast skandaali, aga DDT loomulikult oli kaugelt ohtlikum. Et need paanikad, kuulujutud, kõik muu, mis DDT ja pestitsiidide ümber liikusid, on jäänud kirja panemata ja mitte mingisuguse poliitilise põhjusega, vaid selle tõttu, et need lood kuulusid mitte kellegi maale. Nad kuulusid nende tervisehäirete hulka, mida pidanuks uurima epidemioloogid ja tegelikult terviseteadlased. Folkloristika ei olnud jõudnud nende traumalugude või meditsiinilugude kogumise ega analüüsimiseni. Me saame seda praegu teha takkajärgi. Aga üks, mis on kindel, on see, et meie meeli tegelikult mõjutas väga tugevasti seesama Carsoni teos. Kui erinevad võivad olla lokaalsed maapäevad? Olen seda pärinud oma tuttavate käest erinevates Eesti piirkondades ja mitmete välismaiste koostööpartnerite või kaasuurijate käest. Ja vastused on küllalt erinevad. Ühelt poolt öeldakse sageli, et saate aru, see on alternatiivliikumine, kuigi ammu on selge, et me ei saa öelda väike alternatiivliikumine millegi kohta, millega me puutume igapäevaselt kokku ja kus meil on tegelikult vaja nii-öelda terve maailma ühendtahet, ühendajusid selleks, et üldse kuidagi jagu saada probleemidest, mis on tänaseks inimkonna ees. Aga olen osa võtnud novembris 2015 Rooma maapäevast. Õieti oleksin pidanud osalema konverentsil ja veel enam tööaruteludes ja seminaridel, aga ütlesin täiesti ausalt kohalikele korraldajatele, et meie, see tähendab 2 eestlast, mina ja Andres Kuperjanov, me läheme vaatama, kuidas toimub Roomas maapäev. Mõned fotod selle kohta. Kindlasti oli elamuslik, kuidas erinevas vanuses inimesed väga kannatlikult kuulasid tundide pikkuseid kõnesid maakera seisu, keskkonna ja kõige muu kohta. Oli ka väga huvitav see, kuidas inimesed spontaanselt tänavatelt perekondade, rühmade, sõpruskondadena ühinesid selle rongkäiguga hiljem. Oli väga huvitav ka kirikute, kloostrite ja erinevate katoliku kiriku allvoolude ühinemine ja plakatid. Kohale oli sõidetud ka kaugelt väljaspoolt Roomat. Ja loomulikult oodati põnevusega ka paavsti enda kõnet ja sõnumit, mida kuulati. Ja mis seal ikka? See oligi kõne nagu paavst on pidanud või ka teised paavstid on pidanud neid varem või hiljem, aga oli omamoodi väga huvitav jälgida, kuidas nimelt kirikupea, mitte keegi riigivalitsuse esindaja, vaid kuidas kiriku kõrgeim pea on see, kelle sõnumeid reklaamitakse ja kes on selle maapäeva põhikõneleja. Selle nagu paljude muude maapäeva tähistamiste juurde kuulus kohalike toitude maitsmine, väga erinevad kirikute külastamised, kusjuures oli väga selgesti näha, et paljud perekonnad, lapsed, inimesed sattusid ka Itaalias esimest korda kirikusse ja selles suhtes oli seegi elamus päris vaatamist ja kogemist väärt.
Kogemist väärt kahtlemata oli ka järgnenud kontsert, kus oli esinejaid Lõuna-Ameerikast, Itaalia erinevatest piirkondadest ja mujalt. Ja see nakatav tants, laul, mis oli ette kanti, see oli loomulikult etno- või folgi värvinguga kunst ja muusika, aga tantsude suhtes väga paljude riikide brändiks on ju tegelikult nüüdseks tuntud rahvatantsudeks kujunenud brändid, mida tantsitakse rahva hulgas teisiti. Olete jõudnud vahepeal vaadata 21. sajandi maapäeva uut sõnumit. See on kuulutatud välja täpselt aastal 2000 ja see on tegelikult palve kiiresti otsustavalt reageerida globaalse soojenemise ja vastu ja alternatiivsete energialiikide leidmiseks. Aastaks 2000 oli liikmeid ja maapäeva tähistamine 184 riigis. See on tegelikult suurepärane näite ja suurepärane arv. Ja kui nüüd vaadata korraks, et mida siis erinevates maailma piirkondades sooviti või soovitati, siis me näeme näiteks Keenia puhul kõike seda, mille meile tõid eliitkunstnikud. Näiteks seesama kasuta ära riiete jäägid, kasuta vanu rõivaid. See on ju kogu aeg olnud pigem vaese rahva selline paratamatus, aga vanade rõivaste või rõivajääkide kasutamine, tõsta see ka professionaalide või kesk- ja kõrgklassi väärtuseks on muidugi hea sõnum omaette, aga ka istuta midagi, hoia energiat kokku, vaatle loomi ja kõik muu selline, mis on sama hästi võiks seda kõike öelda ükskõik millises Euroopa riigis. On veel üks liikumine, mis on seotud maapäevaga, aga millel on ka oma iseseisev saatus ja kujunemisjoon. Ja see on erinevate piirkondade metsastamine. Vastuastumine kõrbetele. Siin on näha Hiina suur projekt, mis algas taas 1970, kus oli eesmärgiks võetud 50 aasta jooksul istutada kobi kõrbesse ja muuta roheliseks suur ala kobi kõrbest. Sellel kaardil te võite näha, milline oli plaan ja milleni on umbkaudu jõutud. Muidugi see ei lähe nii kergelt. See ei lähe kergesti selle tõttu, et inimlikud teod toovad kaasa ka inimlikud eksitused ja eks ka see sama Hiina roheline müür elas üle nii ühe liigi katku kui muid äpardusi ja proteste on olnud palju. Üks protestidest on olnud ka see, et kõrbe äärealadel kehvades tingimustes elanud inimesed koliti ümber, kuna riiklikult leiti, et nad suurendavad veelgi kahju ja võimendavad kõrbealade laienemist, aga teiselt poolt, et selle suur kampaania eest on vaja inimesed ära kolida. Mis on liivatormide probleem? Need ei ole mitte midagi uut ja me nagu ei saagi öelda, kuigi seda on sageli seostatud kliima halvenemise ja paljude muude asjadega, aga on selge, et liivatormid kõrbepiirkondadest on olnud igipõline inimkonna saatja. Esimene üleskirjutus hävitavast liivatormist on Hiinas tehtud 1150 enne ühist aega. Ja Koreas on see siis 174 aastat meie ühisest ajast, eks. Need samad kobi või Hiina kõrbeliivatormid on jubedad. See on see liiv, mis paneb inimesi Hiinas näiteks kandma kevadtormide ajal
näomaske, mitte ainult haigus, mitte ainult aasiapärane viisakus, vaid ka lihtsalt oma kopsude ja enda säästmine. Muidugi on toodud esile, et praegustes liivatormides kombineerub juba saaste, mida see liivatorm endasse kaasa võtab ja üle maailma või üle selle Aasia piirkonna laiali kannab. Aga on selge, et kui sa Tokyo tänavatel näed kevadtormi järel sinna kandunud liiva, kobikõrbe, Hiina liiva, siis see mõtlema panev. Ja alles ju viimastel kümnenditel on hakatud selge sõnaga rääkima ka Sahara kõrbe liivadest, liivatormidest, mis mõjutavad ja jõuavad Euroopasse. Niisiis see üks maailm on omavahel väga tihedalt seotud. NASA graafikult võite näha, et needsamad hävitavad liivatormid on vähenenud. Ja me ei ole võimalik öelda, et selle põhjuseks on ainult metsa istutamine või muud inimeste poolt ette võetud tegevused, sest põhjustena on nimetatud ka tuule suuna pöördumist ja mitmeid muid põhjuseid. Aga nii või teisiti on see metsade istutamine midagi, mida on vaja teha ja mida tehakse maailma eri piirkondades. Aafrikas, kus mitmes riigis istutatakse erinevaid väga raskete oludega kohanduvaid liike. Austraalia on väga pikalt paistnud silma oma metsade taasistutamise riikliku programmiga ja osa sel kombel istutatud metsasid on juba suured täiskasvanud alad, kust on võimalik uuesti puitu maha võtta ja nii edasi. Loomulikult on ammu enne kõiki neid maapäeva ja muid kampaaniaid hakatud istutama puid näiteks Portugali neile aladele, mis on muutunud viljakandmatuks. Seal on ju lõppude lõpuks õhuke pinnas ja probleemid kliimaga väga vana ja olemuslik osa Portugalist. Nii et need korgitamme metsad, mille alla tasahaaval tekib ka teine rinne, mingeid madalama rinde taimi ja nii edasi, on üks suurepärane näide. Ja täpselt nagu ka nende viimaste metsapõlengute järel on taaskord arutatud, et miks ei või oodata, et loodus ise kasvatab sinna peale uued metsad. See on loomulikult aeglane protsess, aga teiselt poolt on välja toodud ka, et see isetekkimine ja isetekkelisus, et ka selle juures on niisuguseid külgi, mida me võib-olla oma praeguste teadmiste juures suudame vältida või kuidagi teise suunda viia. Nagu öeldud, neid sel perioodil alanud liikumisi on lõpmatul arvul. Erinevates maailma piirkondades on nad saanud alguse ja paljud neist on tänaseks suubunud globaalsesse mõtlemisse ja sellesse samasse, mis esindab nõndanimetatud ühte planeeti. Üks neist on puukallistajad. Eestis on see tänaseks omandanud termini tähenduse. Need on teatavad imelikud inimesed, kes on võimelised puude eest ükskõik mida tegema või puid kallistama tervise tasakaalu ükskõik mille saamiseks. Niisiis natuke hinnanguline. Kui me nüüd vaatame puu kallistamisest ja puudest, on mõtet rääkida mõnel järgmisel korral edasi, siis me jõuame taas 1960. aastate ja varasema perioodini. Näiteks Indias Mahatma Gandhi loengud, kirjatööd, tema mõtestatus, mis ei istunud Indias kaugeltki kõigile, aga ta oli olemas ja ta on viinud mitmes suhtes edasi just nimelt looduse ja inimese olemise mõtestatuse uute nägemusviiside ja tõlgendusteni.
Et kindlasti me jõuame puukallistajateni tagasi mõnede muude loengute, mõne muu teema juures. Aga mainigem siinjuures, et see sai ju alguse 1973 Indias külaliikumisena, kui nii-öelda küla kogukonna puude maharaiumise, mahavõtmise kaitseks astusid välja lihtsad külanaised, kes seisid puude ümber, kallistasid puid ja ei lasknud neid puid maha võtta. On toodud võrdlusi ja öeldud, et 100 aastat varem ja imperiaalvõimude ajal need, kes niimoodi puudest kinni hoidsid ja takistasid imperiaalvõimul puude mahavõtmist, et neil raiuti lihtsalt koos puudega pead maha ja oligi kõik. nii et kõigil liikumistel on oma tumedamad ja heledamad küljed ja ma arvan, et see puude kaitsmisliikumine vajab väga järelmõtestatud ja uut lähenemist või tõlgendamist kindlasti. Niisiis uute kohtumisteni. Siit alt leiate ka ühe viite, mida tasuks lugeda. Aga nii või teisiti on tore öelda, et maailma mõtestamisse võivad anda oma panuse ka näiliselt täiesti lihtsakoelised kalendri tähtpäevad, et erinevalt võib-olla üldriiklikust seisukohast on tähtsus ka muudel kui riigipühadel või kirikupühadel.